Sellepärast, et selle oli hea ajada. Kas see oleks võimalik, et sinu Paide juured hakkaks nii, et sa ütleksid, koguksid pere kokku, ütleksid, et ma tahan teile rääkida ühest tõsisest plaanist? No kindlasti perekonnanõukogus võib igasuguseid asju arutada, et mul üks laps käib Tallinnas koolis, juba teine lasteaias, naine töötab Tallinnas, et see on kindlasti suurem. Mul on Paides siin ema juures on täitsa voodi ja tekk ja padi ja koht, kus olla ja koht, kuhu tulla. Aga ütleme jällegi, välis- ja julgeolekupoliitika, mis on nagu minu elu sisuks väga suurel määral olnud päris palju aastaid juba, et need on ka asjad, mida tegelikult kaugtöö korras kindlasti on keeruline teha. Et põhimõtteliselt loomulikult meile kõige paremini sobiks see, kui 4-realine tee jõuaks kuhugi Kükitale ja siis selle praegu maha pandud osa võiks üles võtta ja teha hoopis teistpidi viadukti, nii et Rakvere-Pärnu maantee läheks nagu sillana üle ja siis kõik sõidaks suure kiirusega Kükitani ja siis pööraks Paidesse sisse võib-olla, aga tegelikus elus see ju niimoodi jällegi ei ole, et võib fantaseerida küll, aga ma lükkaks tervele selle seltskonnale ühe sellise teema ette, mille puhul võib mind süüdistada populismis, palun väga. Võtan kõik süüdistud vastu, aga meil on järjest rohkem seda, et poliitikud arutavad ühtedel teemadel, aga kui sa vaatad sotsiaalmeedias rahvas, siis tema arutab hoopis teistel teemadel. Ja üks teema, mida keegi ei taha puuduta, on ikkagi see pagulasteema ja ma olen kahjuks pidanud kuulma, kuidas selle hirmuvärinaga inimesed, kui nad näevad kuskil mingisugust sellist tondilossi või kolossi kuskil seismas, ütlevad, et jumal, et keegi tahtis seda ära osta, äkki teevad pagulaskeskuse või midagi taolist. Küsimus on esita muidugi hoopis selle nurga alt. Kas me peame arvestama sellega, et kui siia tekib piisavalt tõmbav vaakum ja see omi ei tõmba, siis sõltumata sellest, mismoodi see läheb me peame hakkama elama varem või hiljem arvestada hulga võõrarahvaga koos? Ma arvan, et hirmul on väga-väga suured silmad siin, et jällegi riskides nüüd isegi olla nagu mitte väga viisakas või poliitiliselt korrektne. Et kui me vaatame, ma peast ei mäleta, aga ma arvan, et see number oli kuskil 200-300 vahel, mis olid siis külad, kus oli 0 kuni alla 3 elaniku viimase rahvaloenduse andmel Eestis. Mitusada küla, kus on alla 3 elaniku, mis tähendab siis 0-2. Nendest umbes 100 oli 0 elaniku. Ja tüüpiliselt jällegi, kui me vaatame seda rahvastiku püramiidi, et mehed surevad varem ära kui naised ja naised võib-olla lähevad kergemini jällegi välismaale mehele, kui mehed sealt naise leiavad, et siis väga tihti nende tühjade külade elanikeks ongi üks pensionieas naisterahvas koos oma keskealise pojaga. Et see ei ole väga haruldane. Ja kui me nüüd mõtleme, et kas siis, et mis on nende külade kadumise põhjuseks, see on see, et ei ole tööd ja ei ole lapsi. Ja kui me nüüd tõsiselt keegi arvame, et nendes külades ei ole lapsi, sellepärast, või selles on süüdi mingisugune ülemaailmne geilobi, ja et tööd ei ole sellepärast, et mustad on töö ära võtnud. Kui on siin inimesi, kes niimoodi arvavad, siis võib kohe keegi ei heita, et vaakum on olemas. Küsimus, kas see vaakum tõmbab? Ega siis pagulased ei liigu ringi, migrandid ei liigu ringi ju Euroopas, sellepärast, et kusagil on tühi koht, kus pole inimesi ja see tuleb täita inimestega. Et ka need rännuteele asunud inimesed lähevad sinna, kus on tööd, kus on paremad sotsiaalsed tagatised, kus on rohkem rikkust. See on loomulik. Inimesed, kui nad liikuma lähevad, siis nad lähevad sinna. Et nad ei lähe mitte sinna, ega nad ei liigu ju sellepärast, et neil on vähe ruumi seal, kus nad praegu on. Nad lähevad sellepärast ära, et seal ei ole tööd või ei ole leiba või on seal sõda. Ja ainukene, mis siin on teisiti, on see, et siin ei ole sõda, aga see ei ole võib-olla piisav põhjus, et siia tulla. Nii et ma arvan, et see hirm on tegelikult tohutult üle võimendatud. Ma arvan, et olen Lauriga nõus, et enamus meist ei näe kunagi ühtegi nendest pagulastest, kelle eest meid siin praegu või kellega meid praegu hirmutatakse. Ma kandiks selle teema edasi kohe Arvo Sarappoole, kes on siin kõige suurema ettevõtluskogemusega ja ma olen ka ettevõtlusringkondades kuulnud sellist asja, et lõpetage jama ära, tööjõudu ei ole, las nad tulevad need, kes on töövõimelised ja me hakkame lõpuks kõik paremini elama tänu sellele, et see mask annaks elu käima. No mõni asi veel, kuna ma sain jutu järgi natuke kasutan seda, et siis kui mina olin maavanem, siin oli 44 000 inimest, praegu 31. Ja Paide õnnetus on see, et minul oli nagu mõte, et järsku 10 000 läheb üles, see asi on, läks allapoole, eks ole. Ja nüüd,
kui seda kriitilist massi inimest ei ole, no siis väga paljud probleemid ka algavad. Aga isiklikust kogemusest ütlen seda, et on küll võimalik siin elada. Ma teen nüüd Vodjal hullu remonti seal ja rehkendasin korra oma eelarve kokku, ütleks nii, et ma panen selle maja remonti päris täpselt samasuguse summa, millega võiks Tallinnasse ka maja osta, aga ma ei osta seda Tallinnasse, vaid teen ja ehitan Vodjalt. Nii et see üks postulaat võiks olla nii, et mis me selle Tallinnaga ikka kakleme, et toome parem Tallinna lähemale siia ja teeme head koostööd. Ja nüüd, kui rääkida sellest pagulaste asjast, siis me linnavalitsuses natuke vaatasime seda küsimust, et nimetame seda laiemalt võib-olla migratsiooniks, et ei ole täpne konkreetne põhjus, millega siis ütleme nii, et see on poliitikute pärusmaa, reaalses elus ei ole see asi üldse, millest nii väga hullusti siin seletada ja rääkida, et reaalses elus näeb see teiste probleemide kõrval üsna tühine välja, kuigi näiteks ma ütleks nii, et selge on see, et järgmised valimised EKRE teeb ära, et ta lihtsalt inimeste sellisel emotsioonil mängides saab väga palju hääli. Aga kui te minu kui ettevõtte käest küsite, siis mingi iva siin selles mõttes on, et näiteks võiks ju siia tuua väga palju ettevõtteid, aga kellega sa siis seda tööd siin teed, kui inimesi ei ole. Aga ikkagi ma tuleks selle juurde tagasi, eks ole, et Tallinnal on või Järvamaal on täna suurepärane võimalus teha Tallinnaga hullult head koostööd, et proovida ettevõtlustasandil seda koostööd teha või näiteks võtame haigla küsimuse. Et mul on praegu valus vaadata, et me mängime oma haigla maha, meil jääb pika peale hoolduskeskus siin, kui me tegelikult ei vali täna haiglat kas Tallinna või Tartu poolt, eks ole, et kuna täna me räägime siin Järvamaast ja mulle meeldib väga konkreetselt asjadest rääkida, siis ma ütleksin, et mitte haiglat maha mängida, siis tuleks tulla kas siis Tartusse või tuleks tulla Tallinnasse ja vaadata, kas sellest haiglast kasvab siis või tekib siis ühe suurhaigla, ütleme siis üks osa. Nii, ma jätaksin selle migratsiooni küsimuse üles ja Tõnis, milline on sinu seisukoht? Mul oleks palve, et selle valehäbi või selle mure raputaks maha, et me lõputult rahustame inimesi. Sakslased tõid türklasi sisse lihtsalt selleks, et oma majandus käima lüüa ja lõidki käima, mis need teistpidi tagajärjed on, need on mingi teise jutu teema. Selgepoolest on Saksa GDP elaniku kohta, rahvuslik koguprodukt elaniku kohta meiega võrreldes ikkagi kui kaugel. Aga mina on seda, et ma nimetasin seda juba ju ka oma esialgses sissejuhatuses või sõnavõtus, et tegelikult erinevusi ei tule karta, vaid vastupidi, need erinevused ja ka erinevad inimesed tulevad nad siis Setust või Säärest, nad on tegelikult ju kõik inimesed, või tulevad nad siis ka väljaspoolt Eestit või väljaspoolt Euroopa Liitugi, nad on kõik inimesed. Nad tegelikult tulevad ja rikastavad. Tuleb seda võtta kui rikkust ja võimalust, mitte seda, et oi, jumal hoidku, ärgu tulgu mitte keegi. Selline suhtumine on tegelikult selline vaikne taandumine, hääbumine, seda ei ole ju vaja, see ei ole areng. Ja ma ütleks oma siin seisukoha, kuna siin mõlemad vestluskaaslased seda juba tegid ka omavalitsusreformi suhtes või kuidas mina näen, et Järvamaal võiks olla, siis ma ei tea, minu jaoks on Paide ja Türi on alati olnud eraldi. Isegi kui administratiivselt mitte, siis mõttemaailma mõttes alati on olnud eraldi. Minu arust see võiks ka niimoodi olla, see võiks pigem olla arengule kaasa aitav, kui vastupidi, ehk siis tegelikult mina ei näe, et Paide linn ja Türi vald peaks olema ühes, vaid nad võiks tegelikult olla eraldi ja tasakaalustada siis vastastikku. Ja samuti oli päris sümpaatne lugeda selle nädala teisipäevases lehes Raidpihel ka artiklit sellest laiemalt ennemalt oli ka tegelikult juba uudiseid, et siis maa-omavalitsused peavad plaani. Ja kui sellest plaanist ka tahtmist on seda ellu viia ja sellest midagi välja tuleb, tekib 3 omavalitsust Järvamaal, üks on linn ja 2 on valda, üks on maavald, teine on siis rohkem selline linnaline vald, siis mina ei näe siin ka midagi halba, pigem näen selles arengu võimalusi, et tekib rohkem vajadust rääkida, tekib rohkem vajadust kokku leppida ja kokkuleppes sünnib alati midagi head. Ja vajadusest rääkida olema nüüd suurepäraselt selles mõttes aru saanud, et ilmselt kellel on jätkunud tähelepanu seda kuulata, siis ma vaatan, et need ideed hakkavad vaikselt siin vestluse käigus välja tulema, aga kahjuks aeg on mööda saanud ja kui ma siia tulles nähes nihkunud kava mõtlesin, näed kurjad nahad, ei osanud kavast kinni pidada, siis ega mul nüüd enam kellegi kallal vinguda ei ole, ma vabandan, kui te pidite liiga pikalt kuulma, aga seisukohad olid konstruktiivsed ja
ja piisavalt erinevad ja loodame sellest vestlusest oli kasu veel rohkem, loodame sellele, et selliseid vestlusi nende inimeste vahel, kes Järvamaaga kaasa elavad ja kes suudavad ka mõnest hoovast kinni haarata ja seda vahel tõmmata või lükata, et neid vestlusi olekski rohkem ja lahendused nendest vestlusteks sünniksidki. Aitäh! Aitäh! Aitäh!